Head inimesed, vahepealse ekspluatatsiooni käigus on saanud selgeks mõned asjad. Esiteks, 88. aastal, mil see auto tehti, ei pandud siia roolivõimendit ja tegelikult ei ole väga vahet ka, sest ilma roolivõimendita saab seda autot väga hästi roolida. Ja nagu öeldakse, ära ole nõrk. Siis on saanud selgeks, et 88. aastal polnud olemas ka USB pesasid, mida siia autosse lahkelt panna, et asju laadida, nii et see on üks asi, millega tuleb tegelema hakata. Siis üks asi on veel väga positiivne see, et sellel mootoril on ainult 51 kilovatti, mis siis tähendab seda, et kindlustus on koletult odav ja poole aasta kindlustus maksis ainult 48 €, mis on minu meelest suurepärane tulemus. Ja siis ühte asja siin autos veel ei ole. Maanteekiirusel pole siin sugugi mitte vaikne. Minu auto varuosade leidmisega läks suht ladusalt. Jaa, see oli täitsa uskumatu, et varuosad on olemas. Eks nende vanade autodega on vahest nii, et jupid on maru soodsad ja eriti siis on neid äge teha, kui sul on neid kohe võtta ka. Ja muidugi juhtub ka olukordi, kus mõned puksid või sarniirid või rooliotsad on jube suur valik erinevaid mõõte ja siis teeb asja keeruliseks, aga sinul ikka seekord joppas, et saime enamjaolt kõik uued asjad kohe kätte. Rooliotsad vaja ära vahetada, sarniirid esialgu, siis vaatame edasi. Selle vahepealse ekspluatatsiooni käigus on veel paar asja juhtunud. Üks on see, et reedeõhtune suur tormituul ja maanteekiirus ei sobinud hästi kokku, vähemalt selle auto tagumisi iluliiste arvesse võttes ja rebis natukene ära Pärnu maanteel sealt tügikese küljest, nii et ma pean hakkama nüüd neid uusi otsima, aga mingi info on, et Haagise peres pidi üks selline olemas olema, nii et äkki saab need sealt kätte. Ja teine asi oli see, et tuli välja, et see boiler on siis saanud ka aja jooksul veidi kannatada ja sealt on lahti tulnud üks torukene, nii et vesi voolas sisse ja teisest otsast voolas vesi välja. Nii et selle keevitame ka ära ja siis peaks saama korda. Ja et eripära just matkabussidel on see, et vinni järgi ei pruugi nagu ühtegi asja leida sellele. Et võetaksegi nii-öelda baasauto, baasmudeli järgi, aga tal on mingid eripärad võivad olla. Ja lihtsalt vinn ei anna välja ja tuleb välja, et ei sobi varuosa, tuleb jälle uut otsida mingi teise keremudeli järgi ja siis soovib vaadata, kas on sama ja niimoodi leiab. Sul on endal 85. aasta kämper, mis seal suuremad tehnilised probleemid olid? Kusjuures ei olegi olnud täiesti hämmastav, et ainus asi, see elektrisüsteem, see oli kõik igatepidi kellegi poolt nii ringi tehtud, et seal ei saanud enam üldse aru, mis on tehtud ja mida on nagu proovitud üldse teha. Pidin selle kõik välja viskama ja uue tegema, ise oma käe järgi. Ja sul on Renault, on ju? Jaa, Renault Traffic. Tundub, et selle auto eest on varasemalt ikkagi hoolt kantud, et amordid on siin vahetatud, piduritorud, siin on näha, et need on kõik ära vahetatud. Ja veel üks asi, mis ekspluatatsiooni käigus välja tuli, on see, et tegelikult need esimesed tulede reflektorid on sellises roostes või sellised pruunikarva ja ega nad liiga palju valgust nüüd ei eralda ja mis siin salata, ega meil siin Eestis aastaringselt väga palju valgust ei ole ka. Aga sellel konkreetsel masinal on igal juhul ette nähtud aastaringselt toimetada. Siis meil siin siuke uhke äge matkabuss, kus siis klient soovib natukene lisavarustust, et paigaldame siia 220 voldi süsteemi. Paneme siinusinverteri ja et lastel oleks mõnus PlayStationit mängida ja akusid laadida telefonidel, arvutitel ja nii edasi. Kas see eeldab mingit lisaakut ka või see on küllalt kui mootor töötab? Sellel on juba lisaaku peale pandud, et see töötab siis ka, kui auto seisab ja akud laeb siis ka, kui auto sõidab ja polegi siin muud mingit probleemi.
selle kummipuksi leidmine vastavalt aastale on siis suhteliselt keeruline, et siin on mingisugune muudatus tekkinud ja kõik puksid, mis me oleme siiamaani leidnud, on natukene erinevad. Nad ei lähe siia, et tuleb uus õõtsoop tellida terves tükis koos puksiga, mis siia alla sobib. See on 45 raha. See oli 45. Ja siis saab asja heaks.